videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund jälle Nõmme raadios ja mis siit ikka, tere. Tundub, et ilmastik hakkab nüüd natukene vist muutuma, ma meelega ei tarvita sõna kliima. Lihtsalt ilm on, tundub peaaegu nagu oleks oktoober kätte jõudnud, aga eks näis, jõuab see oktoober ka ja milline see ilm siis saab olema. Eks näeme, aga loomulikult algatuseks palju tänu kõikidele neile, kes on Nõmme raadiot võtnud toetada ja loodame, et see juhtub ka edaspidi. Nüüd mõningad väljavõtted tavapäraselt ikka sellest ajakirjandusest, mismoodi kirjutatakse ja mismoodi mõeldakse. Pöörame mõningatele detailidele tähelepanu just selle mõttega, et mida meile siis süstitakse, mida meile esitletakse, mida meile pakutakse ja mida kultiveeritakse. Tegelikult kultiveerima ei tähendagi ju mitte midagi muud kui kultuuri sisse viima. Muide, kultuur ei tähenda mitte üksi kehakultuuri või moekultuuri, käitumiskultuuri, lisaks tähendab ta ka veel mingit näiteks põllukultuuri, mille hulka kuulub ka näiteks kartok võru keeles, standardkeeles kartul. Viimastel päevadel on väga palju juttu olnud lahkunud, isegi võib öelda natukene vara lahkunud Siim Kallasest ja huvitav on lugeda neid järelkajasid. Sellepärast, et need suurel määral, kui te vaatate, kes neid kirjutavad ja kes neid avaldavad, siis need on pühendatud reeglina neile, kes seda kirjutab. See on võimalik näidata, kuivõrd suur leinaja olen, kuivõrd suur ja tähtis tegelane ma olen, et seostan ennast lahkunuga ja vaadake, kui hästi ma oskan leinata ja kuivõrd, tuleb meelde see Kopp Villemi laul, kuidas naabril oli sünnipäev ja siis tuli keegi, pidas kõne sünnipäevalauas ja Kopp Villem laulis niimoodi, ma nüüd ei hakka laulma loomulikult, ma ei taha teie tuju rikkuda ja teie kuulmismeelt kuidagi moodi häirida. Ja seal oli niimoodi öeldud, et kui palju ilusaid ja häid sõnu ta juubilarile pühendas ja kuivõrd osavalt ta iseennast nende tegudega ühendas. Siin ongi see võtti ära öeldud, selline mulje vähemalt jääb ja sellist siirust erilist millegipärast välja ei paista. Aga olgu pealegi. Muide, teeme siin ühe väikse õienduse ka ära, kui kellelegi nüüd siin tundub, et me lahkunule, kellele me kindlasti, kellele pereliikmetele me kahtlemata kaasa tunneme, ükski surm ei ole ilus. Mitte ükski. Võib-olla hiljem räägitakse, kui mingi mõnest kangelassurmast või lipp käes, kus Napoleon Bonaparte väidetavalt olla öelnud ilus surm kellegi kohta, kes lamas võitlusväljal, kas oli, või mäletamist, kas võis olla Waterloo, ei vist ei olnud. Ja lipp oli veel käes, langes lipuga. Võib olla ilus, aga selle inimese jaoks kahtlemata mitte eriti. Ja kui tavaliselt öeldakse, et kadunukesest halba ei räägita, siis sellel sententsil on tegelikult lõpp ka. Täissentents kõlab hoopis selliselt. Kadunukesest halba ei räägita või kui, siis ainult tõtt. Selline on see lause tegelikult. Nii et kui me paljude sententside puhul lihtsalt unustame, kantakse ette ainult jupp sellest ja unustatakse põhisisu ära. Näiteks nagu Juvenalise puhul see mens sana in corpore sano ehk terves kehas terve vaim, siis Juvenalis, originaalis, kirjutas seda hoopiski niimoodi, et oleks terves kehas terve vaim, selle nimel tuleb pingutada, selle nimel tuleb üht-teist teha, et oleks, see ei ole nagu antus selles mõttes, et automaatselt terves kehas ka kohe terve vaim pesitseb. Aga olgu. Hanah Lahe, meie suur lemmik Riigikogust, ütleb niimoodi.
Siim Kallas oli kliimakriisi pärast sama mures kui mina. Esiteks me ei tea, kui mures tegelikult see Hanah Lahe selle pärast on, kas ta üldse aru saab, millest kliimakriis, kas üldse olemas on või milles, kui on, siis milles ta seisneb. Ja kust teab Hanah Lahe Siim Kallase murest kliimakriisi pärast või mingisugusest olukorrast. Ta kindlasti ei kuulunud Siim Kallase siseringi, tal oli sisering hoopis teistsuguse kraadi ja positsiooniga inimesed, aga see on üks näide selle kohta, kuidas püütakse ennast kellegi hoopiski suuremaga ühendada ja ka ise seeläbi natukene tõstetud saada. Ja ta ütleb veel niimoodi, kui minu ja Siim Kallase peale mõelda, ei oskaks ma meid silmapilgul mõttekaaslasteks pidada, kui ma ise poleks osanud, vähemalt mitte enne poliitikasse tulekut. No sellest ei saa aru, aga nüüd kuulake vaid ühte osa. Kui minu ja Siim Kallase peale mõelda, ei oskaks meid ilma silmapilgul mõttekaaslasteks pidada. Nad olid ühes ja samas parteis. Kas siis ühes parteis ei ole mõttekaaslased või on seal kuidagi moodi erineva mõttelaadiga ja mõttemallidega inimesed? Ei tea, ei oska ette kujutada. Vähemalt selle ütleb küll Hanah Lahe siin meile välja. Marju Lauristin loomulikult ei lase mööda juust ka midagi ütelda ja ütleb niimoodi. Mässamine vabaduse nimel oli Siim Kallase elu põhiväärtus. See on muidugi üllatus, aga Marju Lauristin tuletame meelde, et kui need pöördelised ajad olid, praegu on ka august ja taas meenutatakse nii Molotov-Ribbentropi pakti aastapäeva kui ka 20. augusti sündmusi 1991. aastal. Ja tuletame meelde natuke enne seda, oli Marju Lauristin tuliselt selle poolt, et seda Eesti autonoomiat hakatakse ajama siiski Nõukogude Liidu vennalikus peres. Aga ununevad mõningad asjad ja inimesed teised unustavad ka. Muide unustati ära ka mainimast selle kohta, kui räägiti 23. augustist, mis oli alles äsja ju, kes selle tegelikult alustasid, kes need esimesed sõnavõtjad olid. Ja siis tuletame meelde sedagi, et kui Madison püüdis sisuliselt enda alustatud ettevõtmisel taas mõningad aastad tagasi, kui ta veel elus oli, sõna võtta, siis Isamaa esindajad viskasid ta sealt koosolekult välja ja ütlesid, sinu aeg on läbi, sisuliselt kaaperdasid selle ürituse ja nii lihtne see oligi. Aga jällegi, Eerik-Niiles Kross ütleb, päikesepoiss Siim Kallas, ta võlus britte sarmiga ja Eesti sai oma kulla tagasi. Nüüd selles lauses on üks tähelepanuväärne sõna, mis annab aktsendi mõtlemisviisile ja moodusele. Veel kord, nüüd ma rõhutan selle pisikese nüansi siin ära ka. Päikesepoiss Siim Kallas, ta võlus britti sarmiga ja Eesti sai oma kulla tagasi. Oma kulla. Siim Kallas vähemalt, kas pidas või ei pidanud seda oma kullaks. Tuletame meelde, et tänaseks on see kuld muidugi juba läinud. Ja ei saa Siim Kallase puhul ka ütlemata jätta seda ju, et tal ei ole mitte ainult saavutused. Meil on üldse millegipärast selline komme, kui räägitakse Konstantin Pätsist näiteks, Konstantin Päts, siis on üks seltskond, kes ütleb, et ta oli riigireetur ja tõi siia Vene baasid ja laskis toimuda, vastupanu ei osutanud ja nii edasi, riigireetur. Teine seltskond, kes vastupidi ütlevad, ta oli kangelane, ta ei saanudki mitte midagi muud teha. See tähendab üks äärmus ja teine äärmus. Sõna võtta selle kohta, et ta ühte asja tegi nii, teist asja tegi naa, üks asi oli suurepärane, teine tänaste tingimuste ja tänaste arvamuste kohalt võib-olla kaheldav
võib-olla oli mingi ambivalentse tähendusega või kuskile sinnapoole, seda millegipärast ei ole. Ka Siim Kallase puhul on, teda kas ülistatakse taevavõlvi äärele ja jäetakse kõik muu kõrvale või siis vastupidi, on ka teistmoodi, kus tuletatakse meelde ainult ta apsakaid, võib-olla siis kas meelega või kogemata tehtud mingisuguseid suisa, nagu Riigikohtu otsuses on kuritegu, on toime pandud ja lõpule viidud, nii oli 10 miljoni dollari afääri kohtu otsuses. Tuletan meelde, Riigikohtu otsuses sõnalt kirjas. Miks ei või öelda inimese kohta, kes midagi tegi hästi, midagi ei tulnud nii hästi välja, tegemist on ikkagi inimesega ja eksimatud loomulikult ei ole me selle juures mitte keegi. Aga ülivõrdeid armastatakse. Nüüd 20. augustil hommikul juhtusin olema raadio juures ja raadio mängis hästi valjusti ja ma juhtusin olema külas vara hommikul, kus oli ülekanne tehtud Rahvusringhäälingus Toompealt, seal oli lipu heiskamine, peeti kõnesid, kusjuures kõned olid ette rutates juba nii, no ma ei tea, tundusid nii läilad ja kuidagi nii võltsid olevad, et noh, ei tahtnud edasi kuulata. Küll aga alguses, kui lipu heiskamine oli, mainiti ära, et ka kangelane nende toonaste pöördeliste päevade kangelane Peeter Milli oli lippu heiskamas. Tuletame nüüd natukene meelde, tähendab, mitte et me vähendaks kellegi saavutusi või tahaks öelda, et mitte midagi taolist ei ole toimunud. Loomulikult, aga seoses sellega, teletorniga, esiteks mitte mingisugust rünnakut pole kunagi teletornile Nõukogude sõjaväelaste poolt või siis Vene sõjaväelaste poolt tegelikult toimunud. Siia saabunud sõjaväelased lõhkusid ära selle värava, mis oli teletorni ümber, selle aia värava, sõitsid seal kolinal sisse, võtsid positsioonid sisse ja seal nad istusid, oodati tulemusi. Muide, nende sündmuste käigus ei ole kordagi mainitud ei Edgar Savisaar, ei Arnold Rüütli ega ka teiste seal osalenud nimesid. Neid nagu poleks üldse olemas olnud. Me ise süüdistame siin Putinit siis, et see kirjutab ajalugu ümber, aga millega me antud kontekstis ise tegeleme. Niisiis Peeter Milli istus tol ajal üleval teletornis ja all olid Nõukogude sõjaväelased. Ma juhtusin tol ajal seal samas ise ka päris juures ja päris ninapidi olema ja seda operatsiooni juhtinud kõrgem sõjaväelane, alampolkovnik, ütles, et siin on siis suur lülit, et mingit probleemi ei ole see välja lülitada ja ülevalt kaob ära kõik elekter, aga mingisugust vastavat korraldust pole tulnud ja las istuvad ja näis, mis tuleb ja varsti õnneks laheneski kõik rahumeelselt. Küll aga oli mõni aasta hiljem Pullapäe kriis ja Pullapäel olid teadupärast võitlejad, kelledest nii mõnedki olid Kaitseliidu taastajad ja olid oma sõjaväelised auastmed saanud eksiilvalitsuse käest, ehk siis Eesti eksiilvalitsuse käest. Tollaegne niinimetatud mäss, hiljem mässuks ka tituleeritud, lõppes jäägrite poolse lüüa saamisega ja siis toonis eelpool nimetatud Milli oli juba politseis ja nad peksid ahelates olevaid jäägreid nii, et neid ei olnud võimalik enam ära tunda. Seal juures parastades, et eksiilvalitsuse ohvitser ja nii edasi ja nii edasi. Lagle Parek tuli neid vaatama, ei tundnud ära, tegelikult teadis, aga nad olid niivõrd ära taotud, et neid ei olnud võimalik näo järgi ära tunda. Kõrval oli ka Tunne Kelam, kes peaaegu jalalt jalale keksides teadis, aga võib-olla irvitades
et nad kukkusid äkki trepist alla. Selline oli see suhtumine tollel ajal. Niinimetatud Peeter Milli oli hiljem selle aheldatud eriti jõhkra peksmisest ka kohtu all. Ja temaga koos oli veel üks. Ja nüüd, kui rääkida AI-st, toome selle ka siia mängu, siis loen teile ette, mida selle kohta ütleb AI. Mul ei tulnud see teise osa võtnud, Reban oli ta perekonnanimi, eesnimi meelde ja küsisin AI käest. Nüüd võtan paberi appi, tegin sealt copy paste'i, et siin mitte eksida. Nii. Ma küsisin, milline oli Peeter Milli karistus, mul ei tulnud see meelde, mis talle kohtus mõisteti. Muide kohtu istung iseenesest, viibisin seal ka kohal, oli võrdlemisi huvitav selles mõttes, et kui kohtu otsust tuldi ette lugema, siis kohtunik ütles ka, et kõik tõusid püsti, nagu tavaliselt kohtus on kombeks, et kui kohus tuleb saali või kohtunik, siis kohtusaalis olijad tõusevad püsti. Eestpingis istunud 2 süüalust ei kavatsenudki püsti tõusta, nende jalad olid välja siritatud ette. Eesti keeles on sõna röötsakil või kuidagi nad seal istusid ja kohtunik otse kui paluvalt ütles, oi, tõuske teie ka palun ikkagi püsti. Selle peale loivati ikkagi püsti, aga olgu pealegi. Esitasin küsimuse AI-le, missugune karistus neile mõisteti. Nüüd sain vastuseks. Peeter Milli oli politseiinspektor Pollapäe kriisi ajal 1993 aasta Eestis. Talle esitatud süüdistuse kohaselt peksis ta Läänemaa vabatahtliku jäägerkompanii liikmeid ja sai selle eest 1-aastase tingimuse karistuse. 1-aastane pikkune vangistus kohe maksma panna ei määratud. Selline tekst, ilmselt see AI kuidagi moodi seal tõlgib. Mina küsisin uuesti, kes oli kohtu all koos Peeter Milliga? Nii, vastus selline. Otsingu tulemuste põhjal selgub, et minu eelmine vastus oli osaliselt eksitav. Tegelikult näib asi olevat hoopis vastupidine. Peeter Milli vastu esitasid 1994. aasta suvel süüdistuse hoopis Asso Kommer ja Jaak Mosin, Läänemaa vabatahtliku jäägerkompanii liikmed, kes olid Milli füüsiliselt rünnanud 1993. aasta Pullapäe kriisi kontekstis. Ehk siis Asso Kommer ja Jaak Mosin esitasid süüdistuse Milli vastu, keda nad olid füüsiliselt rünnanud 1993. aasta kontekstis. See on, esitasid süüdistuse selle vastu, kellele nad olid rünnanud alguses. Ja edasi, nüüd tsiteerin taas. Annan teavet, tänan teavete eest ja vabandan. Ma ei ole mingisugust teavet esitanud, vaid esitasin ainult küsimuse. Tsiteerin edasi. Tundub, et sellel konkreetsel kohtuasjal ei ole piisavalt avalikku dokumentatsiooni minu otsitavates allikates või on info vähem tuntud. Ja nüüd jätkab. Teie andmetel oli, ma ei ole esitanud mitte ühtegi, mitte mingisuguseid andmeid, olen esitanud 2 küsimust. Kes oli ja mis oli karistus? Ja siin öeldakse niimoodi, Peeter Milli oli kohtualune politseiinspektor, Reban oli kaasosaline, süüdistus, jäägerkompanii võitlejate peksmine, karistus, 1-aastane tingimusi, vangistus. Aitäh, et parandasite mu vead. Ma ei ole mitte midagi parandanud. Ma ei ole mitte midagi teinud, välja arvatud, esitanud 2 küsimust. Nüüd, siin on vastuolulisi andmeid AI esitanud. Siin üks asi käib teisele vastu. Nüüd, mille põhjal see AI oma mingisuguseid vastuseid mingitele küsimusi või oma seisukohti kujundab? Ikka olemasoleva ja saada oleva informatsiooni põhjal. See näitab aga nüüd, mis nende andmetega on kas tehtud või kuidas moodi on neid manipuleeritud.
nüüd kui ei oleks teadnud ja edasi küsinud, siis oleks jäänud kehtima see esimene variant või siis võtad selle teise variandi, kus hoopiski kõik on hoopis vastupidine. Kuidas sa pead siis seda AI-d usaldama? Võib-olla teeb see AI sellisel viisil hoopis kellelegi ülekohut süüdistades ja pannes nendele süüks midagi, mida nad tegelikult toimetanud ei olegi. Nii et AI juurde tuleme tänases saates veel korraks tagasi ka, mis on tõenäoliselt üsna huvitav. Aga läheme edasi. Juhtkiri ütleb meile niimoodi. Eestil on nina juba ammu ülespoole. Ärme räägi majandust tegelikult mustemaks. Ärme räägime, kes siin midagi räägib. Ma kujutan ette, et kui inimesed millestki räägivad, siis nad räägivad kas oma ligimeste või iseenda, kas või majanduslikust olukorrast, või ei räägi sellest üldse. Kes räägib majandust tegelikust mustemaks? Ja nüüd on läinud, tundub, et on mingisugune kampaania lahti läinud, kus püütakse teha selgeks, et tegelikult see, mida te tunnete, ei ole üldse nii. Tegelikult on kõik meil korras ja tegelikult on ju kõik väga hästi ja mida te siin üldse nutate. Kõik on suurepärane. Ja nüüd, kui Ansipit ka siin Eesti Rahvusringhäälingu ühel hommikul kuulda sai, siis tema oli surmkindel, et tema selle kõik teinud ongi. See, et meil on kõik korras, see on eranditult tema teene, see on kõik tema tehtud. Kui meil ei oleks Andrus Ansipit olnud, meil või ilmselt tõenäoliselt ei olnud ka oma riiki. Nii, Erkki Keldo ütleb, Erkki Keldo on muidugi ka üks kuldsuu, aga no hea küll. Võõra edu idealiseerimine varjutab Eesti majanduse kasvu. Kelle edu on keegi kuskil idealiseerinud? Kelle edu? Euroopa käib põhimõtteliselt suure kiiruse ja kolinaga alla. Talv terendab, kütusevarusid ei ole, seda ei vedelkütuste ega ka gaasikütuste näol. Alla 50% hoidlatest on täidetud, üha hullemaks läheb. Sellised hiiud nagu Siemens, BMW ja Mercedes, neid on veel, on pöördunud valitsuse poole hädaabi korras mingisuguse abi saamiseks, sellepärast et endaga enam toime nendes tingimustes tõenäoliselt ei tulda ja kuidas see talv üle elatakse, on ka üldse segane lugu. Nüüd, kui hästi meil tegelikult siis läheb? Siin oli üks minu meelest tähelepanuväärne kirjutis 2 spordiaktivisti poolt, kes valutavad, tundub, et on tegemist aate inimestega ja südamepalu on päris ehk ehtne. Siin on selline maailm pähklikoores tolle sama tohutu majandusliku edu kohta, mis meil praegu valitseb ja mis üha ilusamaks läheb. Ja nüüd tsiteerin. Kui lugematu arv varasemaid aastaid on spordihuvilistele alanud Eesti spordi sisuka ja mahuka aastaraamatuga, siis tänavusest on teisiti. Spordikoolituse ja teabe sihtasutus otsustas spordiinfot küll edaspidigi koguda, ent paberist raamatuga järsult lõpetada ja jätkata vaid veebiversiooniga. Nii kirjutavad Eesti spordi ja ajaloo huviliste ja statistikute nimel Enn Mainla ja Enn Hallik. Sihtasutuse otsus on mitmes mõttes hämmastav. Esiteks, spordi aastaraamatute traditsioon on Eestis 108 aasta pikkune. Alates 1917. aasta statistiliste andmetega pikitud Eesti spordikalendrist, jätkudes 1927. aastal Eesti kehakultuuri aastaraamatutega, sõja järel kehakultuurlase aastaraamatute ja uuel iseseisvusel ajal kuni 2024. aasta teose huviliste riiulitesse ilmumisega ja Eesti spordi aastaraamatutega on olnud. Meil on jutt käib siin mõningatest tuhandetest. Seda raha
ei ole riigil võtta mitte kuskilt, et saaks 107 aasta pikkune traditsioon jätkuda. Raamat ei ole Eesti tingimustes mitte ainult pelk mingisugune ühik, kas kuskil riiulis või raamatukogus või kuskil mujal. Ta on verstapost. 1525 pandi eestikeelsele raamatule, tol ajal muidugi maakeelsele, mis säilinud ei ole, pandi sellele raamatu tegemisele, väljastamisele, kui soovite, alus 1535 Kölli katekismus, osaliselt säilinud, ja siis hakkas neid riburada pidi tulema, tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Ja nüüd enam ei tule, sellepärast, et raha ei ole. Samal ajal ütleb meile Keldo, kes ise ilmselt vähemalt tekstide järgi otsustades raamatute taga eriti oma ei närve ega silmi kulutanud ei ole, aga milleks ka, kui võid olla lihtsalt minister ilma selle kõigeta. Üks ettevõtja kirjutab ka, jällegi täna on ette lugemist võrdlemisi palju, aga on hea meel, et keegi kas selliselt veel mõtleb ja oma mõtteid adekvaatselt kirja paneb. Kõikidele võimalik lugemiseks välja pandud. Ettevõtja ütleb niimoodi. Eestis tegutseb neofeodalism. Pange nüüd siis Erki Keldo öeldus ja kõrvale. Ametnikud peavad riiki ja omavalitsust enda omaks. Hiljuti ületas uudistekünnise lugu, kus Keila linn saatis kohalikule pagarikojale ametliku hoiatuskirja lauakese ja 3 tabureti pärast, mis olid seatud pagarijäri ette tänavale. Paragrahvide keeles väikeettevõtjale, kelle kuritegu seisnes selles, et ta tahtis oma klientidele pakkuda kohta, kuhu istuda. Tulete meelde, lauake ja 3 tooli. See lugu on pentsik ainult esimesel pilgul. Tegelikult on see sümptom millestki palju sügavamast nähtusest, mida julgen nimetada neofeodalismiks, kus kodanikule ilmneb järjest enam, et süsteem ise on muutunud võimukandjaks, kus ametnikul on suurem võim kui seaduse andjal või väärtust looval ettevõtjal. Selles ühes lauses on paraku väga palju ära öeldud. Kui keegi on jälginud infotunde Riigikogust, siis nii seal see välja paistabki. Riigikogulane, ükskõik mis erakonnast, võib küsida ükskõik mida, ükskõik kelle käest, vastus on tavaliselt ikka, eriti kui tegemist opositsiooniga, irvitav ja ühes on muster korduv ja jätkuv. Mitte kunagi peaaegu mitte kunagi ei sisaldu nii-öelda vastuses tegelikku vastust küsimusele. Ja kuna Riigikogu kord on niimoodi seatud, et võid esitada veel ühe täpsustava küsimuse või siis veel keegi midagi, võid jätkata irvitamist ja anda vastuseid ikka stiilis, mis kell on, võtad taskust kraadiklaasi ja teatad pidulikult. Teisipäev, no ja mida sa mulle teed? Olge rahul, sellepärast, et ametnik vastab ka tihtipeale teie saadetud kirjale niimoodi, et vaadake, me teie küsimusele oleme juba vastanud. Te küsisite, näiteks, miks ei ole asfalti maha pandud või miks ei ole valmis tehtud, ma ei tea, ükskõik või mingit asja. Ja siis algab ametniku vastus selliselt. Täname teid küsimuse eest. Küsimus on väga akuutne, oleme juba palju tähelepanu antud küsimusele pööranud. Meil oleme rakendanud mitmekülgseid meetmeid mitmesuguste kitsaskohtade likvideerimiseks ja kavatsemegi edaspidi seda kõike teha. Seega tänan veel kord küsimuste eest ja kui teil veel mingid küsimusi on, siis edaspidi paluks ikka pöörduda. Teile vastatakse muide 30 päeva möödudes, siis te kirjutate veel kord, veel läheb 30 päeva, te saate analoogilise vastuse, mis algab oleme teie kirjale juba vastanud. Kirjale, jah, muide, sealt reeglina, pange tähele, oleme teie kirjale vastanud, oleme teie pöördumisele vastanud, kuid teie küsimusele jätame targu paraku vastamata. Seda viimast muidugi ei kirjutata. Me oleme teie kirjale vastanud. Nii, maksumaksjata, hea lause. Harri Tuul kirjutab.
maksumaksjata pole riigil olevikku ega tulevikku. Kui me seda hinnata ei oska, kaob pikas plaanis ka kaitsetahe. Nii kirjutab Harri Tuul. Kõigepealt olge lahke. Maksumaksjata pole riigil tulevikku ega olevikku. Muide, mõlemad on olemas. On olemas nii tulevik kui ka olevik. Iseasi, millised nad on. See on hoopis omaette küsimus. Aga te ei saa olevikku teha olematuks ja tulevikku täpselt samamoodi. Tulevik tuleb igal juhul. Aga kui me seda hinnata ei oska, kaob pikas plaanis ka kaitsetahe. Kuidas see nüüd kaitsetahtega kõik seotud on? Kas olevik on või tulevik on? Ja kas see kaitsetahe on siis olevikus või tulevikus? Või kui olevikku ja tulevikku ei ole, siis ei ole ka kaitsetahet. Kui olevikku ei ole, siis ei ole üldse mitte midagi. Ja kui tulevikku ei ole, siis ei ole tulevikus ka mitte midagi. Ei kaitsetahet ega neid kaitsetahtja kandjaid täpselt samamoodi. Et puht keeleliselt. Ma kujutan ette, et võib-olla ta tahtis midagi väga kena ja ilusat öelda. Aga natuke viimistamist ja küll teinekord tuleb juba ilusti välja. Kristjan Järvan. Vabandust, läks. Kohe võtan enda kokku ja loen ette. Halb president suudab sõjaseisukorra ära hoida. Hea president, see tähendab, suudab sõjaseisukorra tekitada, aga halb president, sellisel juhul meil on vaja halba presidenti, kes suudab sõjaseisukorda ära hoida. Palun ärge valige meile head presidenti, valige halb, sellepärast, et hea president suudab meile sõjaseisukorra tekitada, aga täpselt nii loogika järgi on Kristjan Järvan meile öeldud. Tuletame meelde, et ta ei ole mingisugune suvaline isik kuskilt, ta on Tallinna abilinnapea. Muide, Ukrainad, erinevate RBK Ukraina on teada andnud just huvitavast nähtusest. Seal on midagi nüüd ragisemas või toimumas, sellepärast, et NABU ehk siis korruptsioonivastane büroo, kes teadupärast on presidendile mitte alluv süsteem ja ta allub hoopiski ookeanitagustele struktuuridele, kui soovitati, kes muide selle struktuuriga ellu kutsusid. On kindlaks teinud, et Olena Zelenskad ehk siis esimene leedi omab riigis vetojõudu, ta suudab paigutada või vastavalt ka siis mitte paigutada ehk ümber paigutada riigis kõrgemaid ametikohti ja omab tegelikkuses meeletut võimu. See ei meeldi paljudele, kuskil midagi ragiseb ja seda muide Ühendriikides juba ammu Ukraina koha pealt, aga nüüd on midagi ka Euroopas juhtunud, sellepärast et need ajakirjandusväljaanded, mis enne välistasid igasuguse kriitika Ukraina ametivõimude aadressil, on hakanud mingisugust muud juttu ajama. Näiteks Berliiner Zeitung on otseselt välja öelnud, et kõige suuremat ohtu Euroopa Komisjonile kujutab praegune Ukraina juht ise koos oma entourage'iga ehk kaaskonnaga. Ja võib-olla oleks aeg ära küsida ja vaadata, kuhu need miljardid on tegelikult läinud, võib-olla isegi külmutada, võib-olla kuskile ümber suunata, võib-olla midagi ette võtta. Igal juhul seal on midagi on hakanud juhtuma, sellepärast et ka Ukraina ametlikes väljaannetes, kes on huvitatud, võib vaadata, ka NABU on oma väljaandes Strana, UA on väga hea ja seal on veel Ukraina enda praegu väljaanded, mis veel aasta aega tagasi muide umbes. Ei tulnud mõttessegi mingisuguseid niisuguseid väljaastumisi või mingisuguseid selliseid sõnumeid edastada, aga ju siis on ikkagi toetus väljast. Selleks suur surve täpselt samamoodi ja teada on, et Fjodorovi, kellel on muide Ameerikas väga suur toetus, on Euroopas täpselt samamoodi, kelles tehakse väga suurt juhtimispotentsiaali ja võib-olla ka Ukraina mine tea tulevast juhti,
mingitel tingimustel, nõutakse ka ju valimisi ja nii edasi. Näis, me ei võta siin seisukohta sellepärast, et see on Ukraina riigi asi, kuidas nad oma asju seal korraldavad ja meil siin hakata oma mingisugustes seisukohtadega, et mida keegi kuskil võiks või peaks tegema, on ka enam kui pentsik. Aga meil on ilmunud välja millegipärast ühe rahvusest sellised kuskilt tekkinud tegelased nagu Kusitškin ja teine on Stjopa või Stepa. Et ta kirjutab meile niimoodi. Venemaa lagunemisel tuleb enim panustada Siberile. Mis võiks olla Eesti panus Venemaa lagunemisele ja kuidas me peaksime Siberis panustama? Kas inimesel või arenenud sotsialismil oli takti ja mõõdutunde puudumine täiesti iseloomulik, siis antud juhul tundub, et mindud on, mitte väheke, aga natukene, hoopis liiale. Ja ta ütleb niimoodi, poliitemigrantlikult liikumised nagu Post-Venemaa Vabade Riikide Foorum ja Vabade Rahvuste Liiga kuulutavad pidevalt vajadusest, et Venemaa laguneks isegi selle vältimatusest. Kes on Post-Venemaa Vabade Riikide Foorum, kes on Vabade Rahvuste Liiga, kes need sellised on? Kirjeldage meile, kas nad kujutavad mingisugust jõudu, kellest see koosneb? Esiteks, kes on see Stjopa ise, ju siis on vajalik. Võib-olla tehakse meile lahti mingisugune Overtoni aken, et sellest hiljem hakata rohkem rääkima ja võtta siis juba kui loomulikku, kui ammu tuttavat ja ammu kuuldud. Nii, aga siis on üks tore lause veel, järjekordselt. Me ei võta siin seisukohta, aga kuidas FSB värbab kirjanik, kuidas FSB värbab? Ja seda ütleb meile kirjanik Aleksander Gogun. Kas keegi teab midagi kirjanik Aleksander Gogunist midagi? On lugenud äkki mõnda tema teost või teab äkki midagi sellest? Ei kujuta ette. Ja ta ütleb niimoodi, esmalt on süütud kutsed, siis tulevad ähvardused ja surm. Kuidas sa värbad kedagi endale ükskõik? Kuidas värbab endale Senegal, Mali, Island või Eesti või kellegi, kelle ta kohe maha notib? Aga võib-olla kõlbab igasugune tekst praegu, kui seda enam veel võib-olla ei viitsigi keegi süveneda. Nii, nüüd seoses sellega tuleme korraks tagasi Siim Kallase juurde ühes teises kontekstis. Ta oli nimelt ju Rahva Hääle, mitte peatoimetaja, aga peatoimetaja asetäitja päris pikka aega. Ja kunagine teade. Pühapäeval 15. augustil haaras Eesti NSV Looderajoone erakordselt tugev ja kestev paduvihm. Nii teatas kommunistliku partei häälekandja Rahva Hääl 4 päeva pärast Tallinna tabanud veeuputust. Varem oli küll avaldatud linmaennustusi, kuid kohalikke loodusõnnetusi toonaste lehtede järgi justkui ei toimunudki. Ent 1954. aasta paduvihma oli võimatu eiratada. Aga nüüd kommunistliku partei häälekandja Rahva Hääl. Ja nüüd katsuge öelda, et ei olnud, et juba siis õõnestas või tegi midagi taolist. Olgu peale. Hans Luik on teinud ühe intervjuu Vitali Portnikoviga. Esiteks, kes on Vitali Portnikov? Ja ta ütleb niimoodi. Nooremale põlvkonnale tuleb öelda, et nad valmistuksid sõdades surema. Aga milleks meile siis mingisugused koolid? Milleks me räägime mingisugustest, kõrgematest eesmärkidest, eneseteostusest, kehakultuurist, kõigest muust, huviringidest, kui ainukene, milleks peaks valmistuma, et tuleks hakata valmistuma sõdades surema. Seda ütleb Eesti lastele, Eesti noortele, mitte ainult nooremale põlvkonnale, on siin öeldud, et tuleb hakata sõdades surema. Hea soovitus, kas pole? Nii,
Siis on üks tekst. Võlad, esitamatu varavanded ja ärihuvid. Pärnu uute linnaisade taust on kirju. Seda räägib meile Delfi. Aga mida see tekst meile tegelikult ütleb? See tekst ütleb, kelle pool on Delfi. Ühed sobivad ja teised ei sobi ja kui seda tead, siis on neid tekste oluliselt lihtsam ja hõlpsam lugeda. Kui sa tead mingisuguse väljaande eelistusi, siis tead teatud ettevaatlikkusega suhtuda kõigesse sellesse, mida see kritiseerib ja teiselt poolt kõigesse sellesse, mida ta nii väga propageerib ja millele kaasa kiidab. Niisiis, nüüd kasutan jälle paberite ettelugemisoskus, mis ei ole mul kõige parem, aga Margus Lepa oleks tunduvalt parem, aga üks teravmeelne kirjutus ühismeediast, see saadeti mulle ka. Kaja Kallas, Jürgen Ligi ja paljud teised asjatundjad teavad kindlasti paremini, mida põhiseaduse preambulis mõeldakse lausega, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Lihtsurelikule võiks küll tunduda, et sõna Eesti annab siin väikese vihje, millisest rahvusest, keelest ja kultuurist jutt käib, aga filosoofias, poliitikas ja tänapäevases õigusloomes liitsõna õigus pluss loom pluss ei maksa kunagi lasta ühel sõnal head mõttekonstruktsiooni rikkuda. Pealegi, mis üks Eesti rahvus? Meil on saarlased, hiidlased, mulgid, setud, võrokesed ja veel terve hulk inimesi, kes saavad üksteisest aru ainult siis, kui väga tahavad. Kultuur on erinev, murded erinevad ja isegi kartulisalati õige koostis üle puudub põhiseaduslik konsensus. Kui seda mõttekäiku nüüd järjekindlalt edasi arendada, siis polegi olemas rahvusi, vaid ainult geograafiliselt Eesti gloobus koondunud inimrühmad, kellel on ajalooline harjumus ennast mingil põhjusel ühe nimega kutsuda. Seega, kui Zelenski on ukrainlane, siis olen mina vähemalt esimese tundmatu rahvuse esindaja omade seas. See tähendab neeger, valge nahaga. Eks identiteet olegi üks kummaline asi seni, kui inimene ise teab, kes ta on. Pole probleemi. Probleem algab siis, kui riik, Loe, Kaja Kallas ja teised teadjamad hakkavad talle seletama, et tegelikult sai ta ise endast kogu aeg valesti aru. Mul on tunne, et homme olen ka mina vihmauss, aga miks mitte? Kui identiteet on piisavalt paindlik, mõiste ei maksa ennast liigse järjekindlusega piirata. Siit ka üleskutse, loome mullaministeeriumi. Vähemalt Matuse kombestiku vaatenurgast võiks sellele leiduda üllatavalt lai toetuspind. Lõppude lõpuks oleme me kõik mullast tulnud ja suure tõenäosusega sinna ka tagasi läheme. Esimene ministeerium, mille haldusalast ei pääse lõpuks mitte keegi. Jääb üle karjuda hõiked saalist, õige, kestvad marulised kiiduavaldused. Niisiis, olgu pealegi, aga meil on siin natukene veel, enne kui me võtame ühe pealkirja ja siis läheme AI juurde tagasi. E-piima saudidele müük võib hakata ohustama eestlaste toidulauda. Nüüd kõigepealt siia juurde üks kild, mitte eriti ammusest minevikust, umbes 20 aastat tagasi. Mäletan, kui siia hakati mitte sokutama, aga siia tahtis tulla üks pank Dubaist. Vaba majandus, vabaturumajandus, miks mitte ka üks pank sealt kuskilt Dubaist. Ja mäletan suurepäraselt, kuidas tõusis püsti ametnikkond, kes vastavas valdkonnas tegutses, tagajalgadele kõik sõrad olemasolevad ja ka laenatud, et oleks rohkem sellele vastu. Loomulikult ütlesid oma sõnad siinsed Skandinaavia pangad mitte mingitel tingimustel ja loomulikult jooksis asi liiva, mitte mingisugust Dubai panka siia ei tulnud ja inimesed võivad ju öelda ka, et milleks meile siia mingisugune Dubai pank või milleks meile mingi Araabia pank Araabia juurtega, sellepärast et kindlasti on see üks terrorismipesa ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd, kui aga natukenegi süveneda, siis tuleb välja, et Araabia maailmas tegutsevad pangad hoopis teistel põhimõtetel.
näiteks saab saada Araabias, kas siis Saudis või Dubais või Dubai on emiraadid tegelikult. Emiraatidest tahad saada laenu, siis on see suhteliselt raske. Sa pead ära seletama üsna põhjalikult, milleks sul seda laenu vaja on, kuidas sa kavatsed seda tagasi maksta, mis sa kavatsed sellega teha, kuidas sa kavatsed sellega teenida või mis sa kavatsed sellega üldse teha. Ja siis lõppude lõpuks, kui pangaonud ja tädid on veendunud, et asi on tõsine, siis antakse sulle see laen. See, et sulle see laen antakse, tähendab seda, et pank on tulnud osaliseks sinu tegevusse. Kui sa nüüd juhtumisi kõrbed, siis meil on tavaliselt ikka nii, et tuleb haldur ja täitur, korterist tõstetakse välja, kuuse alla sa lähed või kus ükskõik kuhu, ei huvita mitte kedagi, siis Araabia pankade puhul see nii ei ole. Läks tuksi, mis siis teha? No läks niimoodi, me ise vaatasime ju ka, et asjal on iva sees, asjal on jumet ja kirjutasime asjale alla, no näed, eksisime meiegi. Siis ei tule ei mingit tagasimaksu, keegi ei tõsta sind korterist välja ja muide sellist asja nagu intress Araabia pank ei tunnista, ei tea, et selline asi üldse olemas ongi. See süsteem, intressisüsteem ja kõik need püramiidid, need on iseloomulikud hoopis teiste rahvuste pankadele. Et seda tasuks arvestada, seda võiks teada. Ja see on ka üks põhjus, miks pärast siin mingeid teisi panku või mingisuguse teisi orientatsiooniga panku olemas ei ole. Iseenesest, kuigi meile räägitakse vabast turumajandusest, võiks ju olla, et mingi teine ka. Ja see on ju klientide asi, kas ta läheb sinna panga uksast sisse uurima või mine tea isegi kliendiks võib-olla. Või läheb ta sellest kauge kaarega mööda, kliendi otsus. Aga mine tea, äkki oleks kuidagi asja mitmekesisuse huvides, mis pidi ju rikastama, kuidagi normaalne olema, et meil midagi sellist ka oleks. Aga me siin ei kutsu üles, me siin ei laida, lihtsalt anname teada, selline asi on juhtunud. Ja kuidas moodi nüüd tulles selle Saudide ostu juurde tagasi, kuidas nüüd see eestlaste piima või toidulauda peaks hakkama ohustama? Võtab sealt midagi ära või? No ilmselt ei võta. Küll aga jäävad kohalikele alles töökohad, võib-olla tuleb neid juurdegi, kohalikul põllumehel võib-olla tekib mingisugune resoon või põhjus lehma edasi pidada, võib-olla laut ei lähe lihakombinaati, lauda sisu, ma mõtlen sealsed asukad, ja võib-olla läheb kuidagi elu seal maakohas äkki edasi. Aga nii pea, kui on loodud selline, võt see on nüüd jällegi neurolingvistiline programmeerimine, nii pea kui on Araabia, nii pea kui on midagi sellega seotud ja otse kohe esimene asi, mis peaks pähe tulema, on terrorism. Olgu pealegi, lähme edasi. Nüüd lähme selle AI juurde. Kristina Kallas, meie haridusminister, on vahepeal CNN-ile andnud pea 6-minutilise, 5,5 minutit umbes oli intervjuu, kus tuli jällegi välja, eksponeerus üks halastamatu alastusega see, mismoodi üks inimene mõtleb ja mida ta mõtleb ja kuidas ta endale asju ette kujutab. Nimelt oli teemaks AI ja Kristina Kallas rääkis, et Eesti õpetajad nõuavad, et AI tuleks üha jõudsamalt kooli. Ja nüüd on mingisugune pilootprojekt, millega on hõivatud 20 000 Eesti õpilast. Ja nüüd sügisest rääkis Kristina Kallas, et kõik nad hakkavad kasutama koolis AI-d, midagi teada ise enam ei ole vaja. Kõik on AI, esitatakse küsimus, vajutad AI ja tegemist pidi olema, ta ütles pilot.
project peaks olema, tähendab pilootprojekt, mitte piloodiga. Piloot on lennukis, muide ka vormelis nimetatakse neid pilootideks. See on pilootprojekt, mitte piloot, nagu ka tegelikult kogu seda Kristina Kallase inglise keelt iseloomustas sügav teadmatus ja võib-olla isegi põlgus nii artiklite kui ka eessõnade ja kõige muu suhtes. Idiomaatilisi, muide, kui sa tahad näha välja võõrkeeles ekslikult, kohalik saab kohe aru, aga kui sa tahad välja näha kuidagi moodi niisugune asjatundlikum, siis on sul mingisugust paar fraasi, mida sa oled selgeks õppinud ja siis siin pikid sinna oma kõne sisse paar sellist fraasi, kõik vaatavad, siin on juba midagi, see on ikka asjatundja, tunneb keelt ja kõike, see keel oli kohutav, ütles ühes kohas, et student teachers embraced with open hands, sellist idioomi ei ole olemas, tahtis öelda, et Eesti õpetajad võtavad avasüli vastu, with open hands tähendab, kui sa annad midagi lahke käega lootuses, või sa ei loodagi sealt midagi tagasi saada, teed seda heast südamest ja embrace veel sinna juurde. Tähendab, kogu seda asja iseloomustas üks äärmine profaansus. Ja kui selle peale isegi saatejuht ütles, kuidas, aga see ju võtab neilt mõtlemise ära. Ei, see vaid aitab nendele kaasa, aitab kriitilisele mõtlemisele kaasa. Selle peale ajas ka saatejuht silmad punni. Ühesõnaga sellist, tähendab, siin oli üks paljastus selle kohta, mis Eesti koolides toimub, kuhu sihitakse ja missugust tegelikku laastamistööd Kristina Kallase juhitud haridusministeerium Eesti koolides praegu toimetamas on. See on, julgen öelda, katastroof. Aga ütleme niimoodi. Selle kohta avaldas arvamus selle intervjuu kohta üks tõsine asjatundja niimoodi. Suur tänu, aga seda niinimetatud pilootkatset 20 000 õpilasega. Jah, mul jäi see ütlemata, et pilootprojekt on tegelikult see, mis võetakse mingi väiksem grupp kokku, proovitakse, katsetatakse nii, katsetatakse naa, kuidas mõju, tehakse midagi ümber. See on mingisuguse väikse grupiga. Pilootprojektiks ei saa nimetada projekti, milles on hõlmatud pooled õpilastest. Ehk 38 000 on neid üldse, 20 000 on hõlmatud antud AI projektist. Nüüd sellest AI-st me rääkisime natuke enne, kuidas see töötab, kuidas selle vastuseid saadakse, mismoodi, kuivõrd usaldusväärne see kõik on, aga olgu. Aga sellist pilootkatset ei tohiks teha lastega. Loomkatsed lastega pole lubatud, aga Eestis võib ju kõike juhtuda endale lubada. AI on kõike muud kui intellekti arendamiseks ja avardamiseks. Ta ütles seal, et see on intellekti avardamiseks ja arendamiseks. Arendada ei saa mitte kuskil, mitte kedagi, mitte midagi. Intellekt tähendab hoopis midagi muud. See tähendab võimet aru saada, mõista ja nii edasi ja nii edasi. See ei aita sellele mitte kuidagi kaasa. See ma mõtlen, et AI-st antakse mingisugused vastused sinu asemel. Sa ei peagi midagi ei analüüsima, ei sünteesima, sest targaks saadakse mõtestades, mitte õppides. Meil oleks õppides, ei, mõtestades. Nüüd tsiteerin edasi. Rootsi ja teised riigid on aru saanud, et igas vanuses on erinevad võimalused lapse arengu toetamiseks. Uskumatult vigane inglise keel ja ei uskunud tema eufooriat Juga saatejuht. Ja mis on much deeper thinking skills, seda tarvitas muide ka meie haridusminister, much deeper thinking skills, otsene tõlge on palju sügavamad mõtlemise oskused. Nii et muide USAs on ka väga palju viimasel ajal häirekella löödud selle üle, et osades koolides ei saada enam ei lugemisega hakkama selles mõttes, et loetust ka aru saaks.
funktsionaalne lugemisoskus puudub väga paljudes ja noh, üha hullemaks see asi läheb. Tulevik tundub nii helge, et siis polegi vaja enam ei riiklikke õppekavu ega ka lugemisoskust. 1920-ndatel oli liikumine ligbes, tõesti, see oli vene keelest likvidaatsia bezgraamatnosti, mis tähendas kirjaoskamatuse likvideerimiseks. Nüüd hakkab olema sama, ainult et likvideeritakse kirjaoskust. Peaasi, et saaks midagi lammutada. Ja miks me ikka tahame eksameid korraldada, need maksavad ju mitu miljonit. Kui ka 1 punktiga saab gümnaasiumi lõpetada ja meie eksamid ju ükski riik ei tunnusta. Tunnustatakse küll Eesti gümnaasiumi lõputunnistust kui dokumenti, sest sealt ei paista, mis tulemusega eksameid tehti. Asjad seoti ju omal ajal lahti, aga nüüd oleme vähemalt õnnelikud ja demokraatlikult. Ja nüüd kuulake ametlikku teksti veel natuke. Haridus- ja Teadusministeerium annab teada. Katsuge nüüd, kui mõttega kuulate, siis pärast seda peaksid hakkama küll silmad tagurpidi käima või kuidagi moodi ringiratast või oot, mis see nüüd on? Saaks äkki veel kord. Ei jõudnud kohale. Aga siin on tekst ise. Millist haridust vajame maailmas, mille tulevikku me täpselt ennustada ei oska? Selle küsimuse ümber keerles suur osa aruteludest õpetajate ühenduse koostöökoja suveseminaril. Jutumärkides nimetus. Hariduspöördepunktis. Kas oled kaasas? Kus kohtusid õpetajad, teadlased, haridusjuhid ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdid. Üks mõte kõlas seminaril eriti selgelt. Eesti hariduse järgmine arenguhüpe seisneb eelkõige süsteemi põhimõtete muutmises, mitte uute teemade lisamises õppekavasse. Enam ei saa lähtuda ettekujutusest, et tulevikku saab täpselt prognoosida ja kõikidele õppijatele on võimalik ette kirjutada ühetaoline tee. Pigem tuleb arendada inimese mõtlemisvõimet ja enesejuhtimist, kohanemisvõimet, väärtusi ja vastutust ja muuta õpiteed ja õppekavad paindlikumaks. Hindamist tuleb kasutada õppimise toetamiseks ning omavahel peavad seotud saama formaalne ja mitteformaalne õppimine. Väärtustada tuleb erinevaid keskharidusteid ja anda õpetajatele professionaalset otsustusruumi. Kõike seda tuleb teha olukorras, kus tehnoloogia muudab kiiresti ühiskonda. Lapsi jääb vähemaks ja seetõttu muutub iga õppija areng ning haridussüsteemi ressursside tark kasutamine veelgi olulisemaks ja tähtsamaks. Hariduse tulevikku ei saa valmis mõelda ühes kabinetis. See sünnib õpetajate, haridusjuhtide, teadlaste, õppijate ja riigi koostöös. Mis te nüüd teada saite? Kas sai selgeks mingisugune asi? Tuleb, kui nüüd hakkad lauselt võtma, see on üksteisele vasturääkiv, mingisugust loogikat sellest leida ei ole võimalik. Terminoloogia, lappab kus tahate ja nii ta on. Nii ta ongi. Ja veel üks juhtkiri. Eesti talunikud peaksid seisma toetuste vähendamise eest. Siin on mõeldud seda, et Euroopas on toetuste jagamine kõikvõimalikele talutöödele ja põllumajandusettevõtjatele ja see tähendab seda, et kuna konkurents peab kuidagi moodi toime tulema ja seal peavad mingid ettevõtted kuidagi moodi toime tulema, toitu tuleb kuidagi teha, et siis tuleb toetust jagada ja meie põllumeestel on raskem, sellepärast et siinseid toetusi on natukese vähem ja nüüdki tahab väidetavalt valitsus võtta siia saabunud nendest toetustest umbes pool maha ja jagada laiali. Aga nüüd, kuivõrd selles Eesti talumees või süüdi on või ei ole, on hoopis omaette küsimus, kuid süsteem kui selline on loodud siinsete valitsuste ja riigikogulaste poolt, kõikvõimalike määruste, seaduste ja kõikide muude igasuguste asjatajate poolt. Need asjatajad on siiamaani paraku olnud
mida aeg edasi, seda rohkem sinna kanti, nagu praegu Hendrik Johannes Terrason, kes räägib, et ta on näinud puuriita ja siga sünnitab aastas vähemalt 3 korda. Nüüd Eesti talumees peaks ka muidugi, et olemasolevas süsteemis on seda muidugi raske teha, aga ta peaks ka peeglisse vaatama. Suurel määral on tänane põllumajandus, ma teen praegu üldistusi natukene, aga võib-olla isegi vähekene utreerides, liialdades, aga siiamaani on praegu igal juhul see süsteem, muide näitab süvenemise tendentsi, on kogu ettevõtmine rajatud sellele, et juurde saada toetusi. Mitte enam niivõrd saagikus ja efektiivsus ja tootmise efektiivsus, tootmise rentaablus ja kõik sinna, kuivõrd kõigepealt on vaja kätte saada kõik võimalikud toetused. Kes oskab kirjutada projekti, kes teeb seda paremini, kes oskab õigemasse institutsiooni selle ühe või teise avalduse sisse viia või praegusel ajal ka kuidagimoodi sisestada, kes suudab rääkida õigemini või kuidagi veenevamalt kirjutada mingisuguse taotluse, et kätte saada toetus. Ilma selle nende toetusteta väidetavalt enam toime ei tule, hakkama ei saa. Muide, ja siin on veel üks aspekt. See on nüüd igipõline. Kui vaadata kas või natukene asjatundlikuma pilguga maal ringi, siis jääb mulje üldiselt võrdlemisi suurest jõukusest. Mida ma silmas pean? Ega enam ju keegi mingi Belarusiga suurt künda ei taha või siis rääkimata mingisugusest lintraktorist. Peab olema New Holland või siis John Deere vähemalt. Ja seda me naabriga 2 peale ju ei osta. Kombain, mis võtab ühe õhtuga 100 hektarit üles, ei ole mitte mingisugust küsimust. Tohutu laia eedriga, tohutu efektiivsus, see peab ka endal olema. Eesti ajal muidu oli võimalik ühistute raames, osteti ühistule, tehti ühiselt, sellepärast, et ei ole mõtet mingisugust üht kombaini ühel talul omada, kus võib-olla viljapõldu 50 hektarit ja ongi kõik. Aga ei saa, mul peab olema eraldi, mul peab olema oma. Ja muide, Priial oli kunagi aastaid tagasi isegi selline abinõu või moodsas keeles meede olemas, et mis soodustas kõikvõimaliku tehnika soetamist maainimestele, põllumestele nii-öelda kamba peale, ehk siis kollektiivi peale. 4 aastat see meede kehtis, mitte ühtegi soovi ei tulnud ja lõpetati ära. Ei suuda Eesti talumees kamba peale mitte midagi endale muretseda. Kõik peab olema isiklik, kõik peab olema enda oma, ei tea, mis see naaber sellega teeb, ehkki majanduslikus mõttes oleks hoopiski efektiivsem. Aga see mõtlemine on muutunud ja see mõtlemine on muutunud teatud administratiivses ruumis. Seda administratiivne ruum, see on ette kirjutatud praegu nii Euroopa Liidu kui Euroopa Liidu niikuinii sageli üsna rumalaid reegleid veelgi rumalamateks tegevas Eesti valitsuse, erinevate valitsuste ja Riigikogu poolt. Võib-olla tuleks mõelda näiteks, meil räägitakse Lõuna-Korea kõikvõimalikest edusammudest, kus on tehnoloogia ja kus kõik areneb ja kuidas kõik on tehnika viimne sõna ja kõik sõidavad Korea autodega ja seal rääkimata kõigest muust. Koreas on asjad, jällegi, meil ei räägi sellest mitte keegi. Me teame, et Lõuna-Koreast on jutt antud juhul. Teeme väikse vahe sisse. Lõuna-Korea puhul räägitakse meil presidentidest ja presidentidel on millegipärast siiamaani olnud üsna kurb saatus, sellepärast, et praegu nägi prokurör nõudis talle maha laskmist või surmanuhtlust, aga tegelikult pandi ta kinni. Ja kogu aeg lähevad millegipärast, nendel riigijuhtidel on olnud kurb saatus. Kõik nad on, ja see ei ole absoluut, aga nad on süüdi mõistetud erinevates korruptsioonikuritegudes, võimu kuritarvitustes ja nii edasi. Samal ajal, kui on väga hästi teada, et
Lõuna-Koread ei juhi president. Lõuna-Koreas on umbes 10 perekonda, kes juhivad kogu riiki. See on LG, see on Hyundai tegelikult, see on Samsung, see on BK või oli LK ja veel mõningad ettevõtted. Need ettevõtted on perekondlikud ettevõtted, kus saadakse ametikohti eranditult ainult perekonda kuulumise alusel. Mingisugust demokraatia, isegi mitte mängudest, ei ole Lõuna-Korea puhul ja selle imemajanduse puhul ei ole mõtet üldse rääkidagi. Sellepärast, et valitseb range perekondlik hierarhia, see tähendab monopoli, see tähendab võimetust väikestel ettevõtetel üldse midagi kuskil konkureerimise moodigi mingit idu püsti ajada. Noh, ma ei räägi iduettevõtetest nagu siin, milledel on mitte mingisugust toodangut või siis mingit väljundit ju tegelikult ei ole, aga nii ta on ja loomulikult toob see kaasa ka poliitilise korruptsiooni tema kõige ehedamas väljenduses. Aga Lõuna-Koreani on meil minna veel küll, meil isegi perekonnad ei saa omavahel läbi, perekonnad lagunevad, järelikult ei saa tekkida ka mingisugused perekondlikud ettevõtted, kõik on kuidagi lappama läinud, aga vähemalt AI on kooli tulemas ja ma ei tea, kas lagundab lõplikult kogu selle seni õpitu ja senise süsteemi ja saamegi endale sellised ainult AI najal enam mitte mõtlevad, aga tegutsevad olendid või mismoodi see välja hakkab nägema, ei tea. Aga tänaseks on kõik, esmaspäeval jälle kohtume, suur tänu kõikidele annetajatele ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi.